Tervist, ma olen Illar Kohvinavalt ja täna on laupäev, 14. märts aastal 2020 ja päike hakkab puude vahele juba looja minema sinna. Nii et ilm on ilus. Täna sadas ka sellist lörts ta ei olnud, sest lumeebemed kergelt, ühesõnaga tegi maa kergelt valgeks. Aga ma tahaks rääkida natukene sellest niinimetatud koroonaviirusest, eks ole, et noh, me pidime eile ehk 13. märtsil esinema Viljandis klubis V, aga noh, see üritus ei ära, sest et noh, kõik avalikud üritused on praegu nagu siis kas ära jäänud või ära keelatud, ühesõnaga need on lükatud edasi kuskil siis 2 kuu võrra ehk kuskil maikuusse. Ja noh, kui vaadata seda meediat üldse, et nii ütleme neid kollast meediat kui Facebooki ja sellist asju, et noh, et rahvas on nagu selle meedia mõjuga, kuidas öelda, on suhteliselt nagu hulluks läinud selle ostmiskampaaniaga puha, et näidatakse piltidel, et on tühjaks ostetud kaupluse letid ühesõnaga ja ma ei tea, mingisugust vetsupaberit ostetakse meeletult kokku, et no ma ei tea, et kas siis see haigus on siis mingi pasanteeriga seotud, et ei pidanud olema vist. Et mispärast inimesed selliseid hullumeelseid oste teevad ja sellist asja ostavad. Et noh, praegust on nad juba selle kollase meedia üldse selle poolt nii palju nagu hirmu laetud sõnaga, et noh, nagu Õhtulehtki, et iga päev juba tundide viis, iga tunni paari vahelt tulevad uued teated, et kui palju on erinevas liikides neid, ma ei tea, haigestunuid ja surnuid ja mida iganes sõnaga, et aga kujutage nüüd ette, et kui noh, asi natukene laapub sõnaga ja kui tuleb selline moment, kui üldse leitakse, et need, mis esimese hooga on noh, pandud selle koroonaviiruse arvele, need haigestunud ja ma ei tea, surnud sõnaga, aga siis leitakse, et nad ei olnudki sõnaga koroonaviiruses, see oli hoopis mingisugune muu selline noh, asi, tervislik asi, et kas mingisugune noh, mida iganes sõnaga, et mille tagajärjel tegelikult siis see võis no, ei tea, surm või asi tulla, et praegust on nii, et ükskõik, et kui keegi laseb puksu peeru ja sõnaga, et see on kohe koroonaviirus, et kõik võimalik asi, mis praegust toimub, mingisugune haiguse nähe, keegi kõhib või aevastab ja sõnaga, kõik on koroonaviirus. Et natuke võiksite nagu maha rahuneda, et vaadake, kui ilusad on ilmad ühesõnaga praegust, et noh, tuult on, eks ole, nagu täna jahedam, aga minge parem loodusesse, kas minge metsa jalutama või noh, ütleme siis Soomaal on see Soome rahvuspark, kus on laudteed, ühesõnaga, minge laudteed, tehke jalgsi matk, ühesõnaga, ja noh, mida iganes, et minge loodusesse, rahunege maha ja nautige loodust, ühesõnaga, ärge mõelge selle koroonaviiruste sükse jamade peale, ühesõnaga, et noh, säästate oma tervist, et see pidev, see kollase meedia jälgimine, pidevalt see, et hirmutaks teid selle viiruse värgiga, et see lihtsalt ajab teid nii-öelda noh, hulluks, ütleme niimoodi, et aga minge loodusesse ja käige ja rahunege maha, ajage vaikselt omavahel juttu ja näete, et ilmaelu ei olegi nii mustades sarides, kui ta meediat praegu jälgides tundub. Et ja näiteks üks tuttav Tarmo Avola nimeline, kes Otepäält on pärit, tema elab nüüd Inglismaal juba aastaid ja tema siis kommenteeris mul ka niimoodi, et Inglismaal ei ole ühtegi kooli ega muud asja kinni pandud, et seal nagu sellise koroonakattustel üldse, et see vist on seal kuskil, ma ei tea, Itaalias ja Hiinas ja kus koha peal see asi on, ja muidugi käivad ka erinevad teooriad, et mingi 5G mingisugune värk, ühesõnaga, et see võib tekitada seda ja no mida iganes, igasugused teooriad on, isegi selgeltnägijad ei oska mitte midagi öelda, et midagi ei kommenteeri ühesõnaga ja noh, et ühesõnaga, olgem rahulikud, laskem see asi rahuneb kõik kenasti maha ühesõnaga, mingisuguse mõne nädalaga ühesõnaga, kui see meedia seda ka ei pasunta ühesõnaga, siis lihtsalt asi rahuneb maha ja varsti on nii nagu see listeeria bakteriga ühesõnaga, et kui ta mis kunagi oli suur päevateema ühesõnaga, et lihtsalt kui enam seda nagu meedias ei ole, siis rahvas unustab ära ja tulevad uued teemad peale, et lihtsalt rahunege maha ja säästate oma närve, sõnaga stress väheneb ja minge loodusesse. Nii soovitan mina, Illar Kohvinavalt.